Austatud juhataja, head kolleegid, Reformierakonna fraktsiooni esindajana ja ühtlasi Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehena ma pidin siia pulti tulema, sest mingid tüübid on lihtsalt võtnud vaevaks sarjata neid inimesi, kes kuuluvad Riigikogu komisjonidesse ja tegelevad seal sisulise tööga, ka väljaspool seda aega, kui Riigikogu suvel täiskogus reeglina koos ei käi. Euroopa Liidu asjade komisjoni kuuluvad esindajad kõikidest Riigikogu komisjonidest ja kuuluvad esindajad kõikidest Riigikogu fraktsioonidest. Opositsioon on kokku leppinud, et Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimehe koht kuulub Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale. ELAK-i aseesimees on Jaak Madisson. ELAK on initseerinud, et teeme ühisistungeid teiste komisjonidega, kus me arutame seda temaatikat. Väliskomisjon on üks sagedasemaid, kellega me neid ühisistungeid oleme teinud. Väliskomisjoni kuulub lisaks veel härra Põlluaas. Et kus seda infot ja teie kaasarääkimise võimalust on vähe olnud? Ma mainisin ennem ja siin puldist mainiti ka varem, et olulise tähtsusega küsimusi, riiklikult olulise tähtsusega küsimusi on võimalik arutada siin Riigikogu täiskogus. Fraktsioonid ja komisjonid saavad teha selleks ettepanekud. Euroopa Liidu asjade komisjon on saatnud avalduse Riigikogu juhatusele, et arutada migratsioonitemaatikat siin Riigikogu täiskogus oktoobri esimesel töönädalal. Jällegi, parlamendil on võimalus reaalselt arutada neid teemasid ja kujundada oma seisukohti. Igal fraktsioonil on võimalus arutada neid teemasid ja kujundada oma seisukohti. Ja vastavalt sellele seisukohale saavad komisjoni liikmed, kes kuuluvad ELAK-isse, hääletada siis ELAK-i istungitel, kui antakse järjekordne mandaat kas siis siseministrile või peaministrile esindada Eesti seisukohti Euroopas. Ärge palun ähvardage siit Riigikogu kõnetoolist, et te ajate rahva tänavale. Te olete Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, te olete kevadest alates ise initseerinud seda lõhet, millele te viitasite ühiskonnas ja ajanud inimesi tänavatele. Ja nüüd Martin Helme ütles seda siin Riigikogu kõnetoolis ka uhkelt maha. Ma arvan, et see ei ole kindlasti see koht, kus selliseid ähvardusi peaks publitseerima. Et see ei ole ka debatt. Debatti on võimalik pidada siin Riigikogus erinevates vormides ja ärge palun alavääristage saadikuid, kes kuuluvad erinevatesse komisjonidesse. Teie hinnangul või teie ettekujutuse järgi justkui parlament väljaspool parlamendi täiskogu saali ei olegi parlament. On küll. Aitäh. Aitäh. Ma hoiatan, see debatt kolib tõepoolest siis tänavatele, kui koalitsioon ei taha sellega tegeleda. Ta kolib tänavatele paratamatult. Nii et täna saatis Konservatiivne Rahvaerakond valitsusele kirja, kus me tungivalt soovime, et Eesti taastaks piirikontrolli kõikidel oma piiridel, nii Tallinna sadamas Helsingi laevadele kui Läti piiri peal. Väga lihtsal põhjusel. Schengeni süsteem Euroopas on kokku varisenud. Lõuna-Euroopas Vahemere ääres on riigid, mida me võiksime kirjeldada läbikukkunud riikidena. Itaalia ja Kreeka ei käitu riikidena. Nad on alt vedanud kõiki oma Euroopa partnereid. Saksamaa räägib muudkui solidaarsusest ja ei käitu solidaarselt, vaid äärmiselt isekalt ja unilateraalselt. Sellises olukorras on Eesti valitsuse ülesanne ja kohustus seista Eesti rahvusliku julgeoleku eest, Eesti rahva, keele ja kultuuri püsima jäämise eest. See on tema põhiseaduslik kohustus, see on kõigi teie põhiseaduslik kohustus, te andsite selleks vande siin samas. Ja ma saan täiesti aru, et valitsus ei taha sellest rääkida, see on nii ebameeldiv, nii ebamugav teema, kui sa lähed vastuolu 80-85% avaliku arvamusega, siis sa parem lihtsalt ei räägi sellest teemast. Aga tegelikult nii ei saa. Varem või hiljem see hakkab poliitilist hinda nõudma.